Siin on nii hea rongiliiklus, mul rongijaam on siin 4 minuti kaugusel, saan iga hetk minna, kui tahan. Ja kõik nagu infra on kõik olemas, koolid, lasteaiad, poed, söögikohad, kõik asjad nagu. Väga palju küsitud, et kas sotsiaalsust on nüüd vähem, kui väikeses Kohilas elame. Vastupidi, rongiga mega lihtne tulla, 30 minutit, hopp ja kohal. Kõik käivad külas. Meile see tegelikult päris ruttu selgeks, et lapsel on Kohilas ikkagi palju parem üles kasvada kui Mustamäel korteris. Siin lihtsalt on nii palju parem kui kuskil linnas, et meil on oma hoov, oma muru. Et alguses me tulime lihtsalt Kohilat vaibima, aga siia me jäimegi. Mul probleeme pole siin. Murevaba elu. Mida sa teed seal? Lastan naabreiaga ära, kui tahan. Marviniga kohtusime Naissaarel. See on meil selline põhinali, et Marvin sai naise Naissaarelt. Et ta kirjutas mulle, et kas ülehomme või homme kinno tahad minna. Ja ma olin nõus. Ja. Ma arvan, et mina olin ikkagi see aktiivsem pool. Ja sealt ta läks. 2 nädala pärast hakkasime juba kokku kolima. Peale seda me kokku jäimegi. Juba väiksest saati selline oligi mu ideaalelu, et mul on kuskil uus koht, kuskil linna lähedal. Aga et me jõuame tänaseks siia niimoodi, et jäämegi kokku ja elame siin Kohilas. Ma arvan, et neid panuseid ei teinud me kumbki. Mul on siin kõik hüved, oma pere, väike laps ja ma arvan küll, et võin öelda küll, et ma elan oma unistuste elu. Me siin musuga ikkagi istume terrassil pärast sauna ja ajame maailma asjadest juttu. Musu, mis sa jahud seal? Kas siis ei ole nii või? Ikka on, jah. See on siiani meie peotrikk. Näidata sõpradele ja tuttavatele, kui palju väikeses kohas on söögikohti. Kõik, mida me vajame, on käejala juures. On ju? Hea ilmaga käime ja peame käega pargis piknikut. Ja tulevikus lasteaiad, jalutuskäigu kaugusel juba ootavad meid ja spordivõimalused. Kutsu! Oh, yeah! Ja meil on siin igasugu loomi. Siilid, jänesed, kitsed. Kitsed ju magasid siin. Millal? Eelmine talv. Sa ei näinud? Teises maja otsas seal. Ma ei käi naabrite juures luuramas.